Tervist, Merike siin ja suured tänud sulle, kallis numbrite keelekanali jälgija ja tellija ja klubina. Suured tänud. Täna on meil külas Mariana Kaerpõld. Tšau, Mariana. Tšau, tere, tere, Tere. kuulajad, vaatajad. Ja Suur rõõm, aitäh, et mind kutsusid. Ja aitäh sulle, Mariana, et Marianast võib nüüd juba üsna palju rääkida, et tegelikult ma tunnen teda juba päris hästi. Ma arvan nii, et nii nagu ma tavaliselt ütlen ikka külalistele, et ma tunnen teda kas 5 minutit või 7 minutit rohkem, aga täna siis vaatame, kui palju me siis räägime, siis kui palju mina siis räägin seda välja. Aga teate mis, enne siis, kui Marianale annan mikrofoni, siis tema edukuse kood on 37236 ja vahepeal siis täiendan veidikene nende numbritega, et kuidas need siis töötavad Mariana kasuks ja Mariana kahjuks äkki ka. Vaatame, kuidas me seda topitud saame siia, aga tere, kallikene ja ma tahan, et sa räägiksid meile peaaegu et otsast peale, et kes sa oled, mida sa teed ja miks sa seda teed ja kuidas sa sinna jõudsid, et kogu see oma lugu. Ja Marianaga veel üks, enne kui ma annan mikrofoni, nüüd sa natukene mõtle seal, Mariana, sul on tegelikult see lugu kõik teada, aga Mariana käis ka mul soomekeelsel kanalil Numeroiden kieli. Et kui sina nüüd juhuslikult elad Soomes või oled kaua Soomes elanud, siis mul on seal soomekeelne kanal ka olemas, et Mariana on seal soome keeles ka rääkinud, et käige seal ka piilumas ja jagage oma soomekeelsetele sõpradele seda, sest see lugu, mida nüüd Mariana rääkima hakkab, on, mina ütleksin, et mind põrutas väga see lugu, väga. aga vaatame, et kommenteerige siia siis alla, aga hakkame pihta. Kallis Nonii, Mariana, räägi, kes aitäh, sa oled? aitäh. Ähm, no olen siis tervendaja, et see arusaamine sellest, et ma olen tervendaja, see teekond on mul endal kestnud minu haiguses siis 5 aastat, 6 aastat, vabandust, tänaseks ja aastad lähevad nii ruttu. Et ma olen ennast koolitanud ja õppinud erinevaid asju, et erinevate seda inimest, et närvisüsteemi ja hormoone ja kuidas uni meile mõjub ja ühesõnaga inimest tervikuna. Et mida me vajame, millist toitu ja millist õhku ja kõike seda head tegelikult, mida me vajame head, et meil on seda negatiivset on täna hästi palju, et vaja on palju muutust, et oleks olemine rõõmsam. Aga endast rääkides, siis ma pean minema eas päris palju tagasi, et mul on hästi suur nagu ütleme, niisugune olnud palju raskeid õppetunde elus, et jõuda siia, kus ma täna olen. Et mul on 3 last ja kõige suuremad õppetunnid olid mul keskmise lapsega, kes täna on 17-aastane. Ja need õppetunnid algasid põhimõtteliselt sellest hetkest, kui ta sündis või veits 3 kuud enne tema sündi, kui täpsem olla. Ma ei saanud siis nendest asjadest aru, ma ei pannud seda pilti kokku ja mul kogu aeg juhtus asju. Et lähen siis sügavamale jagama, et mis siis juhtus ja oli, et laps, ühesõnaga, kui juhtus selline asi, et kõigepealt 2007 aasta lõpus, oktoober oli see, ostsime nagu, tähendab, läksime panka laenu küsima oma mehega ja me saime sealt ei vastuse. Ja 1,5 kuud hiljem tuli mul samast pangast mulle ja vastus üksinda. ahah,
Jah, et ma ei osanud nagu, ma olin hästi õnnelik, ma ei osanud nagu üldse mõelda mingeid tagamaid, mingeid asju, et mis hakkab nagu edasi juhtuma, aga seal oli nagu ühesõnaga oli üks suurem kuritegu, et see oli pankur ära ostetud, notarid ära ostetud. Ühesõnaga, seal oli väga-väga suur kuriteo niisugune skeem tehtud, kus palju inimesi tegelikult kannatas rahaliselt ja vaimselt ja füüsiliselt ja igatepidi. Ühesõnaga jutt selline, et saime siis nagu, ostsime paberil kodu, hakkas siis ehitaja ehitama, küsis meilt ettemaksu. Ma tegin 20 300 000 Eesti krooni tegime ettemaksu, see oli aastal 2008, see oli väga-väga suur summa. Et täna, kui eurodes arutada, siis on 20 000 eurot, et ei tundugi nii suur, aga 2008 oli see ulme summa ja maksime ära ja järsku 3 nädalat läks mööda, vaatasime, et kõrval kerkib maja, meil ei toimu midagi. Mm. Helistasin ehitajale, küsisin, ehitaja ütles, algab, kõik saab ja noh, sai, aga hästi üle kivide ja kändude, et sai nii, et ehitaja lasi selle rahaga jalga ja noh, mul ema siis tuli, aitas pani oma korteri nagu tagatiseks pangale, me saime siis veel laenu juurde, lõpuks oli see laen kokku 2,1 miljonit Eesti krooni, see oli 2008 aasta, see oli nagu täiesti ulme laen, et see oli kõik minu nagu kukil, et mees oleks võinud käed puhtaks pühkida ja ütelda tšau, paka. Ta ei teinud õnneks seda, et siis saime maja valmis, saime õnnelikult 6 aastat elada seal ja siis see maja läks põlema. Ja vahepeal veel seal maja, enne kui me sellest 6 aastast räägime, siis maja valmimisest kuni põlenguni, miks ma tõin oma lapse sinna sisse, on see, et laps oli mul pidevalt nagu haige, et iga kord, kui me teda nagu vaktsineerisime, siis ma istusin temaga haiglas, et ma ei seostanud seda nagu tollel hetkel nende vaktsiinidega. Täna tagantjärgi, kui ma olen lugenud ja aru saanud, et mida vaktsiinid teevad, mida nende kõrvalmõjud inimese kehale tekitavad, siis täna ma võin öelda ja seostan vaktsiinikahjustusi, millest ma tollel hetkel aru ei saanud. Aga tulles tagasi siis selle maja asja juurde, meil läks maja põlema 2015 aasta ja mul ikka tekkis väga, ühesõnaga vaimselt ma hakkasin alla nagu käima oma trepist sõna otseses mõttes, et mul oli juba need lapse haigused, kogu see elukeskkond, see oli mind nii palju nagu rasinud, mulle halvasti mõjunud, kuidagi ma tundsin, et ma ei üldse nagu ei taha eksisteerida ja see oli siis, noh, mul nägi kõrvalt ka ju, inimesed nägid seda tegelikult kõrvalt, kes mul tollel ajal elasid seal. Me elasime väikses kohas nimega Oru, Tallinnast 35 minuti autosõit. See on Tuhala nõiakaevu ääres, ilus koht looduses ja inimesed, kes sellel hetkel kõrval olid, nägid ka, kui murtud ma olin ja üks naine, jurist, sellel hetkel nagu nägi, et juriidiliselt ei ole üldse võimalik mitte midagi teha, sellepärast ma sain nagu, me saime ekspertiisi, kui see maja läks põlema, saime ekspertiisi tulemused ja ekspertiisi tulemus oli, et see oli ehituspraak. Ehituspraagi tagajärjel läks maja põlema. Ja see oli nagu, kuna ehitus oli nagu juba 6 aastat vana, siis enam ei kehtinud mitte ükski nagu
kindlustus. seadus, ühesõnaga, et kindlustatud me olime kahes kohas, kindlustus meile sentigi ei maksnud, mitte kummastki kindlustusest me mitte mingeid rahasid ei saanud. Kahjud hinnati ära, need olid eurodes, oli see üle 40 000 euro, sest vahetalad olid seal, meil oli kahekordne ridaelamboks, vahetalad olid seal põlenud ja ühesõnaga oli halvasti kõik ja me saime selle korda, et me saime selle korda. Ma olen õnnelik, me saime korda tänu Eesti inimestele ja tänu kodutundele, et kodutunne tuli ja ehitas selle tänu annetustele üles ja ma tänan siinkohal Karmen Britson-Tammet, Kristi Loigut, keda enam ei ole ja et lihtsalt suured tänud. Karmen tegi sellel ajal telesaadet See komando, sellest oli palju räägiti seal just kindlustustest ja asjadest. Aga ega minu vaimne tervis siis sellest ei paranenud. Et saime korda küll, ma ei tundnud rõõmu. Me saime korda, ma ei oska, mul oli hetkeks rõõm, aga tegelikult oli hästi suur nagu kurbus kehas või niisugune nagu ma ikkagist ei nautinud ja ei tundnud, et see õige oli või et õige ta kindlasti oli ja tänulik ma olin, aga kuidagi ma ei tundnud nagu täispotentsiaali, et mul hea olla oli. Ja ma leidsin seal nagu, kui siis meil see põlema läks, mul soovitati ühte inimest, kelle teraapias ma käisin Eestis, see oli 2015 aasta, siis Mai Agata välja taga. Ja Mai Agata siis teraapia käigus viis mind transsi ja transis siis selgus, et mul on nagu see tulekahju, karmaline jutt, et 700 aastat tagasi siis ma olin nagu ristisõjas ja ma olin meesterahvas, kus ma panin siis nagu tuld, süütasin maju ühesõnaga põlema ja see oli päris kohutav näha ennast. Ma täiesti tundsin seda keha tasandil, see oli päriselt hirmus, see oli hirmutav. Ma nägin seda pilti võib-olla selline 10-15 sekundit ja siis ma lihtsalt röökisin, palun, ma tahan sealt minema, ma tahan sealt ära. Mai tõi mu sealt välja ja teraapia läks edasi selle kõigega, et ta hakkas selgitama mulle neid asju, miks mul on need asjad juhtunud. Ja ütles, et kui ma seda ära ei õpi, siis mul tuleb järgmine asi ja ma siis peale teraapiat läksin koju, üritasin 3 kuud sõna otseses mõttes. Ta ütles mulle, et minu õppetund on tulla peast südame tasandile. Ja ma ei saanud aru, ma ei olnud selleks valmis. Ma 3 kuud üritasin. Ja elasin edasi oma täiesti tavalist toksilist elu ja toksiline olin ma siis iseenda vastu ja muidugi ma nagu väljaspoole siis ka nagu seda, kuna mul oli vaimne tass ajas nii üle, siis ma ei osanud ja elasin seda ka endast välja oma pere peale, millega ma siis tegin jälle oma sellele täna 17-aastasele lapsele väga-väga haiget ja see viis sinnani, et ma sain diagnoosi lapsele ATH, millest ma täna saan aru, et mina olin haige, aga kuna me oleme peeglid oma lastele, siis ja ma tollel hetkel jällegist aru sellest ei saanud, siis pandi diagnoos tervele lapsele. Et ta jõudis süüa 2 aastat rohtu, me õnneks rohkem ei olnud vaja, tuli õppetund, tuli arusaamine ja arusaamine tuli siis 2020, kui ma sain diagnoosi lümfodeem ehk vähk lümfisüsteemis. Ja vot see oli korralik äratus
kehalisel tasandil siis ja vaimsel. Et sealt hakkas siis ühesõnaga, kui rääkida veel, et minna korraks veel tagasi, kui mul see keskmine laps läks 1. klassi, siis ta sai vaktsiini ja jäi selle vaktsiini tagajärjel pimedaks. 3 päeva peale vaktsiini jäi ta pimedaks, tal diagnoositi Ida-Tallinna Keskhaiglas silmanägemine 20% 100%-st. Tal tehti absoluutselt kõik uuringud, geenitestid, kompuuterstomograafia, vaadati ajusid, ripatsit, et kas seal on muutusi. Ühesõnaga tehti silmapõhja uuringud, tehti väga-väga palju uuringuid. Ma olen hästi tänulik sellele arstile, kes need uuringud läbi viis ja tegi talle 4 kuu jooksul uuringuid, mille tagajärjel siis või mille tulemusena me saime vastuse, et kõik on lapsega korras. Kõik on lapsega korras ja meil nagu tekkis siis mehega küsimus, et aga kui kõik on korras, miks ta siis ei näe, millele arst ei osanud vastust anda. Ja me kahtlustasime ja rääkisime arstile ka sellest, et kas võiks olla tegu vaktsiinikahjustusega, mille peale arst täiesti kategooriliselt ütles, et ei ole võimalik, et niisugust asja ei ole olemas, et vaktsiinid on nagu kasulikud ja neid tuleb teha ja sealt ei tule selliseid kahjustusi. Ja me ei jäänud selle vastusega rahule, ma saatsin siis Terviseametile, tegin reklamatsiooni, kuhu ma panin kõik dokumendikoopiad, mis me olime haiglast saanud ja ma sain seal 2 nädala pärast vastuse, et tegu on vaktsiinikahjustusega. Ja ma olen olnud hästi ravimiusku. Ma olen uskunud, et meditsiin aitab meid, meditsiin parandab meid, see on meile hea. Ma olen oma lapsi lasknud vaktsineerida, 2 esimest on saanud kõik vaktsiinid selle hetkeni, kuni juhtus meil see õnnetus peres, see suurem õnnetus. Väiksed olid ka, millest ma ei õppinud, aru ei saanud. Mõtlesin, et kuulasin arste ja mõtlesin, et kõik ongi nii, nagu arstid räägivad. Sest arstiti iga kord, kui ma küsisin, miks see nii on, et mis miks me siin oleme, siis arst, küll ta leidis neid põhjuseid, et miks, et näiteks rotavaktsiiniga öeldi meile, et minu mees tõi selle koju meile ja ma uskusin ja sõimasin meest, pärast lugesin, et see on elus vaktsiin ja selle tagajärjel võibki nagu juhtuda niimoodi, et sa saad selle rotaviiruse. Aga vot siis juhtus selline asi, et kui selle vastuse saime, kukkus maailm minul täiesti kokku. Ma ei osanud enam nagu mõelda, et keda ma üldse usaldada võin siin elus, et kellel üldse nagu loota. Ja tegime mehega sellise otsuse, et me ei võta enam mitte kunagi ühtegi ravimit ja me ei tee enam mitte ühtegi vaktsiini, mitte kunagi. Aga ma ei teadnud, kui ma seda ütlesin sellel hetkel, et mul sünnib veel üks laps ja et ma saan endale diagnoosi vähk. Et ma olin endas juba kasvatanud seda kindlust, sest et sellel hetkel, kui me ütlesime, oli 5 aastat möödas, me ei olnud 5 aasta jooksul mitte keegi haige. Et kui ma seal vähi sain, ma ei olnud enne seda, ma ei olnud haige, meil ei olnud köha, nohu, mitte midagi ei olnud, me olime terved inimesed, et me ei olnud haiged peale seda, kui me lõpetasime need vaktsiinid ja ravimite kasutamise. Aga juhtus siis selline asi, et ma sain ootamatult 3. lapse, et see oli niimoodi, et mul mees tuli 2017 Soome tööle, võttis ära 2018 keskmise lapse ja ma siis suurema tütrega jäin Eestisse, kuna ei saanud nagu teha kogu perega seda muutust, sest tütar oli juba puberteedieas ja ma ei hakanud vägisi lapsele psühhotraumat tegema, et sellel hetkel ma sain aru, et seda ma lihtsalt ei tee ja olukord on selline, kus ma siis reisisin 2 nädalat, olin Eestis, 2 nädalat olin Soomes, 2 nädalat Eestis. Mul oli hästi suur stress, sellepärast ma olin kogu aeg ka oravarattas. Kogu aeg oli kiire, ma ei hoolitsenud enda eest.
sõin ebatervislikult, mul oli väga suur stress, ma ei saanud sellel hetkel absoluutselt aru, et mul üldse mingi stress võiks olla, sellepärast me harjume nende asjadega ära, mis meil on ebaloomulikud. Valud kehas, suur stress, pinge, me harjume ära lihtsalt, sest et me räägime endale juttu, et see on elu, see on elu, et sellist elu ma olen elanud, selle ma olen umbes endale valinud ja nii peabki olema. Ühesõnaga, me kannatame. Mm. Aga minul lõppesid need kannatused siis, mul väike poiss oli 11-kuune ja lõppesid need kannatused siis niimoodi, et ma sain, ta oli 11-kuune, ma sain selle diagnoosi vähk, et see nagu siis pani mu totaalselt seisma ja vaatama enda sisse sügavamalt ja ma hakkasin ennast siis, tähendab, mul hakkas lihtsalt ise, ma ei alguses ei teinudki midagi, ma nutsin palju, ma olin nagu suures segaduses, ma ei saanud aru, kuidas mina, noor inimene, 38-aastane, olen saanud endale nii raske haiguse. Ja täna ma saan aru sellest, et seal oligi nagu vale söömine, suur stress, põletik kehas, ühesõnaga keha lükkas käima sellise protsessi, et hakkas ennast ise hävitama. Vähk on haigus, mis hävitab meid ennast, kui ta on väsinud mingitest pidevatest protsessidest, mis toimuvad järjepidevalt kehas. Et miks me saame selliseid raskeid haigusi ongi, et me ei õpi ära seda, me ei võta aega endale. Me olemegi oravad rattas, teeme kogu aeg teistele, endast ei hooli ja juhtuvad siis tervisekahjustused. Tead mis? Ma olen sedasama selles suhtes kuulanud, vaadake, nii nagu ma ütlesin, et numeroid en keeli, et sellel kanalil, kui Mariana rääkis ja ma ütleksin, see, kui sa nüüd siin oled ja ma kuulan seda, mul on mitu korda käinud siin mööda selga ihukarvad ja õuduse tunded ja kui palju antakse ühele inimesele ja see on nagu nii huvitav, et nüüd siin numeroloogia maailmas ka, kui ma vaatan neid, noh, klientigi, kui teen, et siis igalühel meil on omad karma õppetunnid ja see, kui sa ütlesid selle Maia Kaate välja taga käisid vastuvõtul, siis ma vaatasin ka seda, et näiteks need eelmiste elude mõjutused tulevad tavaliselt meil kuust, ehk siis sa oled juulikuus on ju sündinud, et see viitabki ka sõjakusele, et sealt küll tuleb kuus erinevat versiooni või varianti, kes oled seal eelmistes eludes olnud, aga kuulates sind, siis ma mõtlesingi, et vaata, kui oluline on tegelikult tunnetada ja teada saada, et miks sa käitud just nii, nagu sa oled käitunud, aga siis, kui me olemegi nagu oravad rattas ja toksiline, nii nagu sa ütlesidki, et nii enda kui teiste vastu, et me harjume sellega nii ära, see ongi nagu normaalne käitumine. See on nii kummaline, see natukene, kogu see sinu jutt praegu nii, kuidas ma ütlen, raputab nagu heas mõttes, et ma arvan, teie ka kuulajad, kes te praegu kuulate, et kommenteerige ka siia selliseid asju, et kui te kuidagi olete kogu aeg ühte ja sama teete ja kuidagi teie jaoks on ka olnud see normaalne, siis üks-kaks tuleb mingisugune elus mingi situatsioon, mis põrutab su täiega paika. noh, mul endal on olnud ka üks selline väga suur juhtum, kus ma lihtsalt täiega tartusin ja elu jäi seisma. aga need kõik asjad jällegi, noh, ütleme numeroloogiliselt tuli see kõik välja, et miks mul see asi nagu oli. aga lähme nüüd sinu jutu juurde tagasi. Muidugi kommenteerige siia ka teie, et lihtsalt jagame ja räägimegi seda, et aitäh, Mariana, et sa nii ausalt seda kõike räägid. seepärast, et see on ju alles eeljutt kogu sellele, miks ma üldse sind kutsusin siia. et võib-olla mõnele tundub, et Mariana nüüd lihtsalt räägib oma lugu, nii nagu meil igalühel on oma lugu, aga Mariana on jõudnud ka kuhugi selle asjaga, et kuna ma tunnen Mariannat nüüd, ma kujutan ette, et võib-olla tervenisti kogu üks päev, et sellest räägime natukene lähemalt, et kuidas me siis tunneme üksteist. et millised tunnusmärgid sul hakkasid olema, et sa arsti juurde läksid, kuidagi vaata, see ei ole ju niimoodi, et sa ütleme, oledki siin käinud 2 nädalat Eestis, 2 nädalat tagasi on ju, või no kuidagi niimoodi oma elukaaslase juures käisid, eks ju, abikaasa juures, et see ei ole umbes niimoodi, sa saad kirja, öeldakse, et sul on nagu see
lümfivähk, et ikkagi mingi tunnusmärk hakkas olema sinu elus, et sa kuidagi tundsid seda. Millised tunnusmärgid sul kas kehaliselt hakkasid toimuma või hakkas siin toimuma, mida iganes, et ja siis seda ma tahtsin, et kuna ma tean veitsa su lugu, siis ka seda, et räägi, mis su pojast siis ikkagi sai, vaata, kui diagnoositi seda, et tal silmanägemine ära läks ja siis, kui te tegite selle otsuse, et mis su pojast, kas tal on siiamaani silmanägemine siis ja nii edasi. kuna õnneks ma tean veitsa nüüd seda lugu, et siis ma arvan, et praegu võib-olla keegi hoiab niimoodi küüsi siin sõrme vahel ja sööb juba küüsi, et oi-oi-oi, aga mis pojast sai. vot, ole hea, räägi. aitäh. Õnneks see silmanägemine on täna 100% taastunud, see võttis aega 2 aastat. See oli päris pikk protsess tegelikult, ühest asjast ja 2 aastat nagu, et ütleme niimoodi, isegi see 4 kuud, mis teda kontrolliti, arst nagu kogu aeg, tal hästi palju seda põhjas, tehti igasuguseid teste erinevaid, ma ütlen, mulle nagu tegelikult hästi meeldis, mulle õudselt meeldib nagu läänemeditsiin testimise koha pealt. Nad on nagu täielikud profid, tõsiselt. Aga ravida, nad ei oska. Et nad lihtsalt nagu kuna läänemeditsiin ei võta seda inimest terviklikult. Nad lähenevad nagu sümptomi põhiselt ja nad ei lähene inimesele nagu terve, et peaks võtma kõik aspektid, närvisüsteemi, une, kõik inimese alustala, nagu mis see inimene üldse, mis see patsient on, kes nende uksest sisse astub, nad kahjuks ei võta seda arvesse ja läbi selle paljud inimesed ka täna ära surevad, et miks meil see surevus ka nii suur on. Aga tulles tagasi siis veel minu selle diagnoosi juurde, siis juhtus keha tasandil siis selline asi, et tulin haiglast välja, ma olin ära sünnitanud oma lapse, tulin haiglast välja, ma olin 84 kilo ja 11 kuu pärast olin ma 120 kilo. Ja see 120 kilo lõppes sellega, et kui sa muidu oled suur, aga siis ma läksin nagu täiesti selliseks tükiks, kõvaks tükiks. Sõna otseses mõttes mul ei olnud enam. Mu jalad olid kõvad, mul kõht läks kõvaks, nagu üldse enam, nagu kui läheksid sõrmega pihta, siis seal mitte midagi, nagu see on nii kõva kõik. Jalad täiesti turses, ühesõnaga keha oligi turses, sest et lümfivedelik oli niimoodi toksiine täis, et seal ei olnud enam üldse nagu oli keha karjus appi, aidake, sõna otseses mõttes ta karjus ja mul oli seda äratust vaja, aga siis juhtus selline asi, et ma sain siis arsti käest selle diagnoosi ja peale seda 1,5-tunnist vestlust arstiga ma ütlesin arstile, et ma ei võta mitte ühtegi ravimit. Arst muidugi ehmatas ära, ta ütles mulle, et kui ma ei võta nende ravi vastu, siis ma suren ära ja üsna kohe, ülehomme. Ja ma läksin koju, ma sain Tartu Ülikooli kliinikumis, ma elasin siis, nagu ma ütlesin, Tallinna külje all, sõitsin ise autoga koju ja nutsin seal autos ja mõtlesin, et no miks küll, miks, ma ei osanud lihtsalt mitte midagi muud nagu, et miks mina ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, et siis peabki niimoodi olema, et ja arstile veel ütlesin seda, et aga mis vahet seal on üldse, et kas ma suren nagu ravimi tagajärjel või ma suren vähki. Et seal ei ole enam vahet, et nüüd laske mul olla ja ma tahan ise nagu toimetada ja see on minu otsus, kõik, see on minu otsus ja ma ei soovi jätkata nendel teemadel. Ja arst ainult siis palus, et kui kõik on, et ma korra kuus nagu käiksin ikkagist vereanalüüsi andmas, et nad näeksid neid asju, et kuidas seal on ja mis seal üldse on, et kas läheb halvemaks, et peaks, kui põletik ikkagist tõuseb rohkem, et siis ikkagist peab kuidagi sekkuma, ühesõnaga ma ei tea siis mida, aga hakkas hoopis juhtuma sihuke asi, et esimene 30 päeva
peale diagnoosi siis ma läksin siis verd andma ja peale vere andmist ma käisin hommikul kell 8 verd andmas, mulle lõuna aeg helistab seesama arst, kes mulle diagnoosi pani, et Mariana, mida sa teed? Ma nagu midagi, et mida sa teinud oled? Ma midagi ei ole teinud, nutnud olnud masenduses. ja, ja arst ütleb, et aga su vereproovid on paremaks läinud, tunduvalt paremaks, kui need olid kuu aega tagasi. Ja ega ma siis pilti kokku ei pannud, et nutmine on tunnete vabastamine ja see võiks muuta üldse nagu verepilti ja kogu, et põletikke alla võtta ja ühesõnaga tunnete väljaelamine enda seest, et see võiks muuta kuidagi meie keha koostist. Ja täna ma saan sellest täiesti aru, aga tollel hetkel nagu mõtlesin, no hästi, aitäh. Ja elasin oma elu edasi ja siis läks 2 kuud mööda, läksin õppima, sattusin õppima traumateraapiat, et sealt siis tuli nagu palju äratundmist enda koha pealt. Ma õppisin mehhiklase käe all seda, see oli hästi äge teekond. Ma olen hästi tänulik selle teekonna eest, sest sealt tõesti seda taipamist enda suhtes tuli hästi palju. Ja sealt edasi läksin veel õppima ja veel õppima. Ühesõnaga üks asi viis teiseni ja viis täieliku paranemiseni, et täielik paranemine tuli 9 kuu pärast. Mul oli väga raske siis, mina ei saa ka arstidest aru, et kuidas nad neid kuidas seda nüüd kutsutakse, neid panevad neid, et kas on esimene aste või teine või kolmas või neljas. Ja noh, et mulle ka öeldi, et sa sured ülehomme ära, et noh, järelikult ma olin siis ikka väga eks ma olingi, ma ju tundsin, et ma ei saa nagu normaalselt põrandale minna, ma ei saa kummardada. Mul oli raske, täna ma saan aru ka, et kui inimene kaalub 120 kilo ja ta lümfisüsteem ei tööta, siis ongi raske olla ja sa ei saagi, sulle hingamine on ebastabiilne, no kõik see mõjutab täielikult meie tervist. Pealaest jala tallani, pluss tunded ja emotsioonid ka. Ja kui ma siis terveks sain, siis käisin näitamas ennast, no ja võtsin muidugi 30 kilo alla selle kõige nagu ühesõnaga protsessi käigus, et ja kuidas see allavõtmine siis käis mul, et tegelikult ma läksin ühte programmi, mille käigus ma nagu seal üks programmi osa oli nagu paastumine. Ja vot, kui ma läksin nagu paastu, siis ma sain aru, see oli 3 kuud, mul oli 3 kuud vähk olnud, siis ma sain aru, et ohoh, ma tundsin oma keha peal, et see on minule, et mu keha vajab seda. Ja siis ma tegin niisugust, et ma tegin nagu 3 päeva nädalas, ma tegin veepaastu mineraalidega, et jõin siis erinevate sooladega vett ja olin siis 72 tundi puhtalt vee peal ja muidu sõin sellist rohelist, roheline oli, et kõik rohelist värvi toidud, hernetoad, hästi, et mitte värvilist, aga just roheline maitses mulle ja kuidagi tundsin, et see täidab mu kõhtu ja liha ma sõin. Et selline toitumine oli mul ja puljongid palju, et mulle maitses loomakontidest keeta endale puljongit. Et ma tundsin, et sellega, see inimene, vaata, kui hakkab midagi tegema, ta tunnetab ära sellega, mis asi talle sobib. Me ei saa mitte kunagi üheselt öelda, et sulle sobib see, sest mulle sobis ka. Et inimene peab selle koha ise ära tunnetama, me võime soovitusi anda. Ma olen täna toitumisterapeudiks ka õppinud, et meil on süsteem on kõigil üks, et on närvid ja süda ja moksad ja kopsud, aga me tuleme erinevatest kohtadest erinevate tunnetega. See teeb meid eriliseks, et
et seal on nagu vaja vaadata just, et mis seal taustal toimub ja ma oskan seda täna teha ja vaadata inimest terviklikult, aidata tal need kohad, ütleme, läbi murda, mida ta ise ei näe, et tuleks see tervenemine. ja täna ma korraldan, jah. Jäta meelde, kus sa nüüd jäid oma jutuga ja ma tean, kuhu sa hakkasid minema. aga tahtsin veel sellist asja, et nüüd jällegi seetõttu, et ma nüüd tean su lugu, siis soomekeelset versiooni, et siis see lugu ka, et sul sündis laps, on ju, siis 3-kuune, kui ta oli, siis sa said selle diagnoosi. siis kui palju sul läks aega, et sa said täiesti vabaks, sa küll ütlesid seda, aga mitu aastat sul umbes läks ja kas ma sain õigesti aru, et see oli täiesti ravimivaba protsess ja kas ainult oma kehatunnetusega oli kõik need asjad seotud? sellepärast, et see lugu on minu meelest nii raputav, et see on nagu ütleme väga paljudele, ka mulle kaasa arvatud, siis ka loogikavastane veits jah, et siis see, et kuidas ilma ravimiteta saab selle asja korda, samamoodi näiteks see sinu lapse, ütleme, et see nägemine kadus ära. ma sain aru, et te olite ju ka kogu perekonnaga selle vastu, et ravimeid üldse mitte võtta, et siis ka see nägemine tuli tagasi ju ka siis selle mingi toitumise asjadega sa ju hakkasid kogu pere eest hoolitsema, eks ju, nagu ma aru sain, et mitte ainult enda eest. ja siis oli sul veel igasugused kihvtid asjad. ma tuletan sulle lihtsalt meelde, kas see oli nii, et kas sa käisid Maia Kaate väljaotsa juures ja peale seda sa tegid ühe rituaali väikse oma mehe ees äkki ja ka oma poja ees, kui sa nüüd tuleb meelde, mis sa ütlesid? mis sa mulle oled enne rääkinud, et minu meelest ka see on üks väga oluline asi, et see protsess ja see point, ütleme selle asja juures, ma pärast täpsustan, ma ei taha lihtsalt seda sinu lugu nüüd ette ära rääkida. et vot need asjad, et natukene aru saada ja siis samas peale seda ma soovin, et sa ka räägiksid veits sellisest asjast, nagu vaatasin, meil käis Sergei Saadi ka külas ja tema on ka kuskil oma meedia sellistes väikestes videotes öelnud ka nendest paastumistest rääkinud ja ka, et tema ise on teinud ka mitu päeva paastumist, et selline paastumine on ka ju tegelikult, seda peab tegema teadlikult, et seda ei saa ka nii, nagu sa ütlesid, et toitumisi on erinevaid, on ju, et kõigile ei sobi kõik ja samamoodi ka paastumine on see, et enda vastutusel seda võtta, aga kõigile ei sobi see 3 päeva paast, mõnele sobib see 1 päeva paast, mõnele sobib see 10 tunni paast. et ka vaata see, et nüüd need, kes meid kui siin kuulavad, võib-olla tunnetavad ennast ka ära mingites etappides, mõtleb, oo, nii, davai, kuulan nüüd video ära, nii, nüüd hakkab paast, et 3 päeva. võib-olla on see, et süda on pärast nii paha ja nõrk, et sa ei suuda üldse millegagi hakkama saada, et see ei ole lihtsalt see, et nii, puhas vesi valmis. ma arvan, et vot sellised asjad ka. kas sul on nüüd meeles, nüüd siin oli 15 000 küsimust, oli nende lausete sees, et äkki sa meenutad meile jah. seda, et kui palju see üldse aastates kokku oli, see sinu see haigus ja siis ka lapse selline taastumine, sa ütlesid ka, et paar aastat tuli sellest välja, aga kui te ravimeid ikkagi ju ei kasutanud, kuidas see kõik käis. ja samas ka see, et sa ei ela ju Eestis praegu, et kas see, et mis vahes, mis ajal sa siis ka täiesti siia Soome poole tulid ja kas siis ka see sinu tervise asi seal selle vähiga kattus ka sinna alla, sellepärast et pingeid ju oli, kõiki asju oli. et kuna ma tunnen siin, Marianne on tegelikult mind isiklikult juba nii palju aidanud, et sellest räägime natukene selle filmi lõpupoole ole hea. Aitäh, aitäh. Ja et no siis lähme siis sinna kohta, et kõigepealt see haigus on ju, et kas ma võtsin rohtusid, kas ma tegin, et ei, ma ei kasutanud lääne meditsiini, aga ma kasutasin homöopaatiat mingil määral, et ikkagist natukene nagu turgutada seda. mul oli väga hea homöopaat, kes nagu ütles, et tee nii. mul oli üldse palju häid inimesi ümber, kellest mina võtsin nööbist kinni ja nemad ütlesid, mida tegema peab ja ma päriselt lihtsalt tegingi neid asju, sellepärast et ma ütlesin, et mul ei ole muud võimalust kui kuulata, sest see info, mis mulle tuli, see oli minu jaoks uus.
mul ei olnud seda ja ma mõtlesin, et kui ma seda vana tean ja uut ei tea, siis tuleb sellest uuest kinni võtta. Kuidagi sihuke nagu mõtlemine käis lihtsalt tollel hetkel minu peas. kes on homeopaat? Mm. See on siis selline inimene, kes oskab sinu seisundi järgi määrata sulle teatud homöopaatilised ravimid. Et tegelikult homöopaatiat on kasutatud maailmas juba aastast, ma ei tea, 1800. Et see on väga-väga vanaaegne ravimeetod, lihtsalt meil on nüüd tänu lääne meditsiinile see ära unustatud. Et homöopaatia on taimeravi, et need niisugused pisikesed terad, need on taimedest tehtud ja ise olen õppinud, siis kui ma seda traumateraapiat õppisin, ma õppisin Bachi õieteraapiat ja need Bachi õied on ka samamoodi homöopaatilised tegelikult, et töötavad samamoodi nagu need väiksed valged terakesed. Et kasutasin neid õietilkasid ja kasutasin ka homöopaatilisi terakesi, aga kasutasin alguses rohkem ja pärast juba lõpupoole lihtsalt vähem, sellepärast et tegelikult ma veel kord rõhutan, et meie tervenemine hakkab meie peast. Et kõik saab alguse meie peast, ka haigestumine algab meie peast, et meid ei tee väljastpoolt mitte keegi haigeks. Me ise põhjustame endale haigusi oma vihaga, oma allasurutud emotsioonidega, oma ühesõnaga kõigega. Käitumine, kõik, kuidas sa, palju sul tööd on, palju sul stressi on, kuidas sa magad, uni on väga-väga oluline, sest et kui me paneme silmad kinni, siis hakkab keha meie eest taastuma, ta hakkab meie eest tööd tegema. Ja kui meil neid unetunde on vähe või me magame katkendlikult, siis me ei taastu. Ja hommikul oled väsinud ja algab uuesti see trall, sest närvisüsteem on ülekoormatud. Ja see ei lõppe, see ongi see orav rattas. See ei lõppe enne, kui käib mingi väga hull pauk. Üldiselt inimesed ei saa ennem aru, kui on käinud mingi tervisepõnts korralik. Siis võib-olla võetakse mõistus pähe ja hakatakse teistmoodi elama, aga võib-olla ei hakata ka. Ikka hoolitsetakse teiste eest ja ikka tehakse teistele, aga mitte iseendale. Aga üks huvitav asi oli, et kui ma olin nagu arvanud, et ma olen terve, ütleme, ma sain nagu 9 kuud kestis see, et ma sain diagnoosist vabaks, aga tegelikult ütleme, ma vaimselt ei olnud, mul nagu sain aru oma kehast, ma mingil määral kuulasin seda, aga mitte ka täielikult vist veel. Ühesõnaga, ma sattusin 2022 ühte huvitavasse laagrisse, naiste laagrisse. Ja selles laagris siis kell oli niisugune 11 õhtul või midagi niisugust, mar oli, suvi oli. Ja minu see laagri korraldaja, see õpetaja, ka vaimselt väga äge ja tervitan. Ma nimesid ei nimeta hetkel, aga tema nagu ühesõnaga tegi mulle niisuguse huvitava asja, et ta ka vist nägi, et ma olin väga-väga vaimselt ikkagi veel katki. Ühesõnaga võttis mul käes kinni, viis mu, oli niisugune lagendik ja viis mu metsa niisugusele, kus läks metsa nagu lagendiku ja metsa piiril, siis käskis mul põlvitada. Mina siis mõtlen, et ego peksis ikka niimoodi üle, mõtlen, et issand jumal, mis bitch. Et käisin mul põlvitada, et kes ta mulle on, miks ta mulle niimoodi ütleb ja okei, põlvitasin, siis ütleb, et aga nüüd röögi. No kuidas sa käsu peale röögid? No ei röögi, mitte ühtegi piuksu ei tulnud välja. Ja tükk aega, ma mäletan, mul oli juba kõik oli märg, sest kaste oli maas, kõik
väga ebamugav tunne oli, et ei olnud see hea ja ta hoidis niimoodi kätt õrnalt õla peal, sest ma ei saanud nagu püsti ka tõusta ju, onju, et kõnniks minema või midagi, onju. ja, ja siis juhtus, noh, ma muidugi kogusin ennast ja võtsin kätte ja päriselt röökisin ja see röökimine ei tulnud mul mitte lihtsalt, et ma mingi kisaksin, vaid see tuli nagu kuskilt nii sügavalt, nii valusast kohast, et mul käis ära transformatsioon, millest ma ka kohe aru ei saanud, mis asi see üldse on. Sellest ma pärast alles isegi läks, kui ma üldse hakkasin nagu ka seda, siis ma hakkasin seda kõike, seda pilti kokku panema, et issand jumal, et mis minuga kõik on toimunud. Ja kui äge see on tegelikult, et täna ma elan täielikult südametasandil oma täispotentsiaalis naised, see on viimase peal, see on lihtsalt nii vinge. See on lihtsalt nii äge, et ma ei ütle, et kõik karjuma peab, et minge karjuga, sest et kõigil ei õnnestu see, kui on hirmud liiga suured, siis me ei tee neid asju ja meil ei tule nagu see õigest kohas, et see peab olema nagu see valu peab sinu sees olema nii suur, et tekiks transformatsioon ja selle transformatsiooni käigus esimene niisugune 2 sekki, kui ma olin röökinud, mõtle ainult 2 sekki, jumala vähe. Ma sain, mul tuli niisugune hästi valge löök tuli silma ja siis niimoodi nagu minu sisse ja siis ma sain aru, issand jumal, ma olen oma lapse niimoodi haigeks teinud. Olen oma mehele nii palju liiga teinud, et niisugused asjad tulid ja ma ei tea, ma ei tea ajaliselt, kaua ma röökisin, mitte kaua, aga pärast röökimist oli niimoodi, et mina ütlesin, mina sealt püsti ei saa, et minul on emakas väljas. Ütlesingi niimoodi oma juhendajale, et ma ei saa tõusta, et mu emakas on minu seest väljas. Ja juhendaja ütles, et ei ole. Ja see ma nagu lihtsalt, ma ei võtnud jalgu alla, ma värisesin üle keha, ma ei saanud nagu ennast liiguda, ma olin nagu halvatud. Et siis viisid mu sinna lagendiku peale tagasi, seal olid toolid ja panid mu sinna istuma ja ma ainult nutsin. Ma ei saanud see öö normaalselt, ma ei maganud sellel ööl. Ja see oli laagri, siis ma ei mäleta, kas see oli eelviimane päev, see oli 3-päevane laager ja ma ei mäleta, kas see oli eelviimane päev või viimane päev. Ühesõnaga ma siis koju nagu, kui ma koju tulin, mul on siin kodus 3 meest, mul on 2 poega ja mees. Ja nemad ju ei teadnud, mis on juhtunud minuga. Ja ma tulin koju. See on nii naljakas koht. Ma tulin koju ja ma nagu, kuna nad on ka harjunud ju minu nende asjadega, siis ma ei rääkinud mitte ühtegi sõna, kui ma koju tulin, ma olin jumala vait. Ja see läks nagu suuremale pojale nii imelikuks, et oota, mis asja ema on nagu vait, et mitte midagi ei räägi, ja ma tundsin ära, kuidas ta tahtis mind trigerdada. Ja mina oleks pidanud käivituma selle triggeri peale, mida ma ei teinud. Ja poisil tekkis suur küsimärk, et kuidas see võimalik, ja ta oli 12-aastane siis, et ta oli nagu laps veel ikkagist. Täna on ta 17, on ju. Et kuidas, ei, 12, 13, oota, 13, 14, 15, 16, 17, oota, 20, 23, 4. Ei, ta oli ikka vanem, vabandust, ta oli ikka vanem. Ta oli vanem, aga ma ei trigerdanud, ma ei läinud kaasa sellega ja ta ei saanud aru ja ma kogusin ennast siis selline paar head päeva nagu ühesõnaga oskasin nagu iga kord, kui midagi sealt kellegi poolt tuli, ma olin vait, ühesõnaga ma nagu oskasin kontrollida olukorda. Üldiselt, miks peres konfliktid tekivad, ongi see, et kui naisel on tass vaimselt täis, siis kõik teda trigerdab. Teda ajab kõik närvi, teda nagu, kuna tass on täis. Ma räägin nüüd elust enesest, et mis meil kõigil naistel viga on, et miks me seal kodus nagu kogu aeg oleme sellised. See on just sellepärast, et meil see vaimne tass ajab nii ja see on see, et me ei puhka. Me ei puhka vaimselt nagu, me oleme kogu aeg seal orava
pöörises. Ja siis juhtus selline asi, ma ei tea, nädal läks mööda peale seda ja noh, mul oli kogu aeg sihuke, ma ikka nutsin päris palju ikka veel ja siis tundsin, et ma pean minema oma lapsele, lapselt andeks küsima, mis ma talle teinud olen ja sama rituaali tegema mehega, aga mehega siis tegin niimoodi, et ütlesin talle veel lõpuks ka, et ma nüüd annan sulle munad tagasi, mis ma sult ära olen võtnud. Ja mees sai jumala hästi aru sellest tegelikult. Mees sai nagu aru, ta oli hästi üllatunud, et ma üldse nagu tulen, sest kui mul nagu see kõik see taipamine ja asjad nagu, kui mul hakkasid paika loksuma, siis ma nagu üldse küsisin ta käest, et kuidas sa üldse oled kannatanud mind. Me oleme 24 aastat kohe koos olnud, et noh, siis me olime vist 22 aastat, 20. Et kuidas sa oled mind nagu naisena välja kannatanud? Ja tead, mis ta ütles mulle või? Aga mis mul muud üle jääb? Ma küsisin, aga miks sa mulle nagu ei ole öelnud, milline ma olen? Tead, mis ta siis ta ütles mulle, et ma olen üritanud sulle öelda, aga sa oleks mu maha lasknud, kui ma oleks päriselt nagu tulnud ja seda on mulle siis vanem poeg ütelnud ja seda on ka ütelnud mulle mu vanem tütar. Ja see on päris häbenemiskoht tegelikult. Ma nüüd, mul on kõik nagu maskid maas, on ju, et ma räägin nüüd päris oma elust ja täiesti avalikult ja võib-olla tõesti mõni naine tunneb siin enda ära. Et meil naistele on probleem, me oleme toksilised ja meil on palju just sellepärast ja toksilised me ei ole mitte sellepärast, et me oleme loomult sellised, vaid meil on lihtsalt väsinud kõigest sellest teenindamisest, olemas, et sa oled kokk, keevitaja, ühesõnaga sa pead kõik asjad tegema ja sa ei oska maha astuda selle rongi pealt. Sa ei oska lihtsalt nagu tulla. Tegelikult keegi ei palu, võib-olla me võtame ise selle vastutuse, et kui mina nagu enda nagu üldse, noh, mul ei ole mees ju mitte kunagi ütelnud, nii, tee seda, tee too. Ma olen ise nagu võtnud selle, hakanud jooksma, tegema pea õieli otsas, sa teed 150, 60, 80 asja, teen ära ka kõik, aga mis hinnaga me seda teeme, see on nagu, see on õudne, see on kohutav, aga ma olen ära õppinud selle. Aga mis küsimused veel oli, siis mul ei tule praegult ei meelde, ole et hullu, mis ei ole hullu, selles suhtes minu meelest on nii vahva, et sa seda jagad, et tegelikult see küsimus ka, et kas ma saan nüüd õigesti aru, selle homöopaatia abil siis oli ka siis poega said aidata, ütleme selle silmanägemise osas. ei, see Kuidas taastus täiesti ilma, lihtsalt ei andnud mitte midagi, arst kirjutas mingeid ravimeid välja, me ei andnud mitte midagi, me lasime lihtsalt tal olla, elada tema elu. Koolis siis küsisime, kas on prille vaja, talle üteldi, et prill ei aita sinna, et noh, see silmanägev kogu aeg ta käis, me käisime nagu peale neid põhiuuringuid 4 kuud, siis me käisime iga nagu 2 kuu tagant ikkagi arsti juures ja arst ütles, näe, jälle on paremaks läinud. Kogu aeg võrdlesid, et noh, kogu aeg paranes, et algul noh, ta istus lihtsalt koolis nagu esireas, sest ta ei näinud nagu tahvlile, et täna on tal 100% taastunud ja tal on väga hea silmanägemine, ta on tõesti hea ja ma olen südamest tänulik sellele, et ei tekitanud mingit niisugust kahju talle, et ühesõnaga ta sai tagasi 100%, tal on tagasi ja tal ei teinud see vaktsiin niimoodi, et ta ei jätnud mingit osa nagu ei halvanud, et ta taastus täielikult. Et ma olen väga-väga tänulik selle eest ja täna ma saan jällegi aru, miks see niimoodi on, sest kui me anname kehale ressurssi, ta hakkab iseenesest parandama. Sa oled ka seda väljendit võib-olla kuulnud, kuidas öeldakse, keha parandab ennast ise, aga me ei saa täna aru, kuidas, et mis see tähendab, keha parandab ennast ise. Et sellest ma siis tegelikult räägin ka, et kuidas nagu, kui inimene tuleb minu vastuvõtale, siis ma räägin nendest asjadest, kuidas paranemisprotsess tekib, kui me talle ressursi anname. Aga mis see ressursi andmine tähendab, et nendest asjadest kõigest siis räägime, et see ongi keha tervik. Vot teate, enne nüüd, kui ma annan Mariannele edasi järgmise, kuidas ma ütlen, teise seeria alguse, siis teate,
Ma vaatasin siin vahepeal nüüd, kui sa rääkisid nüüd praegu seda kõike oma lugu, seda lapse kohta ja nii edasi ja siis see, et kuidas me naised võtame seda vastutust tegelikult ise vabatahtlikult, ma olen täiesti surmkindel, kui ma ise ka ennast analüüsin ja neid suhteid, mis mul on olnud, siis ma arvan, et vot see peegeldub väga hästi siit edukuse koodist näiteks. Ma natukene nüüd põimin sind lahti, et selleks, et kellel nüüd ka kogemata on selliseid numbreid, siis te oskate aru saada, miks see niimoodi on. Ja noh, praegu kahjuks rohkem räägin miinustest, sellepärast et sa oled nüüd ise väga hästi nagu selle välja rääkinud, kõik, mis sa oled, mis supis sa oled olnud, enda tekitatud supis, ehk siis sinu kood on siis 37236. mis siis need kaks kolme seal tähendavad? Minul on ka 1 3 edukuse koodis, siis kolmed nüüd miinuses on see, et sa oled tõeline ema Theresa seal, sa tahad võtta kogu vallutuse selle pere üle ja sul on tunne, et kui sina seda ei halda, sina seda ei hoia, siis mitte keegi seda ei oska teha, sellepärast et kui sa peaksid nüüd minema tööle, võib-olla sa käisidki vahepeal tööl, siis sul on kogu aeg selline tunne, et kodus ei ole kõik hästi. ja kui sa oled kodus ja haldad süsteemi, siis on selline tunne, et tahaks nagu ikkagi normaalne inimene teha tööd ka ja olla nagu kodukeskkonnast väljas. aga siin on kogu aeg, saad aru, nokk kinni, saba lahti, kogu aeg käib mingi, kuidas sa ütled selle lause kohta, oota, põgene, päästa, mis sul on see? See närvisüsteemist räägime, siis närvisüsteem on põgene, taistele jookse, mingi põgene. nojah, kuidagi jah, taistele pagene, et põgene ja jookse jah, et või kogu aeg nagu ütleme sellises, et see närvisüsteem on kogu aeg nagu noh, et ta paneb üle nagu, et me ei oska nagu rahuneda. ja see on kas päästa või põgene, kaks jah, varianti. see jah, ongi päästa põgene, et ta on mõlemad, ja, päästa ja põgene, et päästa ja põgene, see on mõlemad, ta on ja mõlemad, sest ta on kogu aeg nagu. no vot siis, kellel need kolmed on seal miinuse poole peal, mina olen elanud ka seda miinuse poolt, et nüüd, kui lapsed on suured, siis on veitsa lihtsam, et siis kuigi ikka kogu aeg tahaks teada, et kuidas nagu poistel ka läheb. sellega ma siin tegelen. aga nüüd sinu koodist veel, et sul on see number 7 seal ja 7 on siis see, et see on tohutu kiirus, kui sa mingisuguse asja võtad pähe, siis sa kohe lähed ka, kohe tulistad. et see on võib-olla või siis vastupidi, on see, et mõõdad mitu korda aeglaselt ja ei suuda ära otsustada. vaata, selline nagu totaalne laiskus, seal nagu ta trigerdab nagu mitmet moodi. 7 viitab ka sellele, et kolimisele, et sa oled nüüd otsapidi juba Soomemaal ja siin elanud mingeid aastaid, aga te olete ka Eestimaa pinna peal kolinud ja selline, kuidas ma ütlen, selline heas mõttes hunt kriimsilm, et kui midagi otsustab, siis kohe tuld, et lähme vaatame ja Kusjuures see peab täiesti paika, sest ma juba mõtlen uut, mul on programmi siin, et tahaks elada hoopis kuskil soojas. no vot, ja siis need, mis siin 2 ja 6 on, 2 tükki sellised pehmed ja naiselikud numbrid, mis sulle annavad. ütleme, miinustes on siis sellised, ma tahan millegipärast rohkem miinustest praegu rääkida, sellepärast et sinu lugu nüüd on kõik selle välja toonud. et see on see, et selline kaassõltuvuse tunnetus või siis selline elustiil miinuses, et sa ja 6 on totaalne emalik number, armastuse kõige suurem number üleüldse. ja see on vot siis see, et kui 3 on see, kes hoiab nagu tahab seda süsteemi hallata, siis 6 on niimoodi, et no sa kohe hüppad nagu kogu oma pesakonnale peale ja see on minu. ta ei mahu, kui keegi siit välja läheb ilma minu loata, vaata umbes selline süsteem, et see Väga hull, seda ei tohi teha. ja, aga no ma ütlen, et need on sind trigerdanud arvatavasti kõige hullemal perioodil oled sa selline olnudki, et Ma täiesti, ma tunnen ennast ära ja ma ei eita mitte midagi, sest see olengi olnud mina ja need on olnud mul väga rängad õppetunnid, sest kui ma täna nendest nagu aru saan, siis see on nagu ja ma julgen sellest rääkida nagu tõesti, ma võtan selle, ma ei ole maski taga, et see õpetab. See, kui ma nagu annan seda edasi, sest inimesed, mis ma tahan veel öelda ja vabandust, ma sind katkestan, on see, et me ei saa aru, et me seal oleme. ja vot siis me hakkame aru saama, kui keegi tuleb, ütleb, muidugi, kui see sõltub ka, et kui tuleb, ütleb, et trigerdab ju, sest kui mulle öeldi, ma ütlesin, kes sa oled, et sa tuled mulle ütlema, kes sa, noh, ego on nii suur, et sa ei ela, kui sa ei ole südame tasandil, sa ei ole üldse valmis vastu võtma seda infot, et sina ei ütle mulle mitte midagi, kes sa oled selline. aga tegelikult on inimesel vaja seda äratust, sest et kui ta hakkab aru saama, et ta elab sellist elu,
ja hakkab sellest aru saama ja hakkab sellest väljuma sellest olukorrast, siis ta tegelikult hakkab juba tervenema, juba tekib tervenemine. mm. Lihtsalt on vaja ära tulla sellest toksilisusest. Me ei pea seal olema, me ei pea seda valima, aga me valime seda. Inimesed valivad seda nagu iga päev. Seda on nagu, noh, kõrvalt on raske tegelikult vaadata. Mul on ütleme, noh, jah, seda on raske vaadata, sest et ikkagist mul on tutvusringkonnas, mul on seda suguvõsas, ma näen suhteid inimeste vahel, mis toimub ära ja, minegi, ära minegi väga isiklikuks, vaata, et selles ja, mõttes, ja, ja, et ja, liiga väike barjäär siin, et mina ja, siin ja, ka ja, vahest ja, ja, lähen liiga ja, isiklikuks, siis ei saa, ei saagi minna ega igalühel, noh, ma olen ka otsustanud juba selle ära, et igalühel on oma valikud ja kes tahab, tuleb, küsib abi, mina ei saa seda pakkuma, minna päästja ma ei ole, maailma ma päästa ei saa, et see on nagu fakt, et kes on valmis, see tuleb ja see on valmis vastu võtma ja see, kes on valmis vastu võtma, saab selle, mida ta on valmis nagu võtma, just. siis siin üks hästi huvitav asi, teate, kuidas Mariana minu ellu on tulnud? Ma täpselt ei mäleta, aga Mariana oli ise minuga ühenduses. Ja kui ma ei eksi, kas sa nägid seda Numeroiden kieli, seda soomekeelset või Ja eestikeelset? nägin soomekeelset Ja, varianti ja siis mul tekkis mõte, et kuna ma korraldan paastulaagreid, et sa võiksid tulla teha sellise nagu töötoa, kus sa siis räägid just täpselt sellisena, nagu sina oled, tuled, räägid oma asjadest ja teed siis oma poolt niisugust töötuba, just, mm. jah. Ja aga teate, kui huvitav, siis Mariana kuidagi meil läks sinuga, mäletad, häälsõnumitega niimoodi vestlemiseks ja siis ma küsin üldse, et mida sa teed ja nüüd, kui ma ei eksi, kas sa elad juba Soomes 6 aastat umbes või vähem? Ja 2020 ma kolisin ära, et maikuus ma tegin ennast, no peale seda vähidiagnoosi, põhimõtteliselt ma sain märtsis diagnoosi, siis mais ma tegin ennast siia Soome, Mhm. tegin ennast pagitöiseks. Siis see on hästi huvitav, kui sa ütlesidki, et sinuni jõuavad need inimesed, kes jõudma peavad, noh, et siis sina tulid minu ellu ja siis üks jutt nagu teise peale üle ja siis korraga mina olingi kõpsti sinu kodus, ehk siis me mõlemad elame Tuusulas, aga ma ei teadnud üldse, et Tuusula nii suur ja lai on, et ta veel, noh, kes teab, siis teab, eks ju, selles suhtes, mis ma ikka ütlen. Ma tean, et siin kanalil väga palju jälgib neid naisi ja mehi ka, kes on Soomes elanud või siis elavad praegu, siis et sina elad siis hoopis sellises Tuusulas, mis on Järvenpää taga seal Vanajumala selja taga kuskil jõe ääres vist, kui ma ei eksi. Aga Ja, see, mis ma tahan nüüd ütelda, sa saad kohe siis rääkida, mida ma soovin ka, et sa teeksid, et sa räägiksid üldse, mida sa nüüd teed, mida sa teed koha peal, mida sa teed näiteks online'is ja siis ka sellest paastulaagrist, mis sul nüüd see idee tuli mingi aeg ja nüüd sa hakkad seda juba täitsa teostama. et kõik need asjad, aga teate, ma olen käinud massaažis, mulle väga meeldib oma keha eest hoolt kanda ja nüüd viimasel ajal on mul siis olnud, nii nagu ma juba palju olen rääkinud, alaseljas probleemid ja ma tänan sind, kallis naine, kes sina täna minule saatsid Messengeri häälsõnumi. Just täna on 18 ja ma sain tänu sinule pointile pihta, mis mul seal taga veel on ja jagasin seda ka Mariannega, et ma olen täiesti kindel, et see haigus on siit läinud sinna alla, sellepärast et see on tekkinud alles viimasel ajal ja nii, et aitäh, see oli totaalne kombo. Mariana juurde ma sattusin siis niimoodi, et kuna ma sain teada, et ta teeb ka massaaži ja ma mõtlesin, et okei, ma olen käinud paljude juures massaažis, aga ma lähen sinna ja Marianne küsiski, et no mis sind vaevab, on ju alaselg. Ja vot sellist asja ma ei ole mitte kunagi läbi kogenud. kui ma käisin nüüd siin Tikurilla kandis, ütlesin ka, seal oli mingi noh, need Aasiast pärit need naised, väga hea massöör oli ja siis meil ühist keelt ei olnud, siis ma näitasin talle alaselg. Okei, ja siis ta niimoodi seal oli mingi 2 minutit, 5 minutit ja siis ta käis kogu selja, väga hea massöör oli, aga lihtsalt ikkagi alaselga puudutas vähe. Ja mis Marianne tegi, siis tema oli ma olen 2 korda nüüd käinud su juures, et siis ta oligi seal ainult. ja ma ütlesin, vot sellist asja ma pole veel saanud, et lihtsalt konkreetselt inimene tajus, tunnetas, kus kohas mul oli Yamaha, nagu ma ütlen, ja see, mis nüüd viimane kord juhtus, oli vapsee nagu väga lahe,
kus me saime natukene sügavuti minna ja ma ei häbene ka seda ütelda, sest tunded ongi seal kinni ja sa ütlesidki, et tunded ongi seal kinni arvatavasti nii meestel kui naistel, nii et ma sain lahinal nutta mis oli väga teraapiline, terapeutiline, ma ei tea, kuidas seda ütelda. ja mu elukaaslane oli kõrval ja ma ütlesin, et kõik on korras, ära pabista. ja siis ma autos ka, mul lihtsalt autos oli väga hea juba olla ja siis ma ütlesingi, et mul oli lihtsalt vaja. ja see tuligi kuskilt, sa vajutasid mingi nutunuppu seal sabakondi juures ja sealt ta lahises tulla. nii, nüüd ma rääkisin oma loo ära, aga mitte ainult sellepärast, et ma tahan ütelda, et vau, et külaline on nii super-puper, aga teate, ma olen tõesti oma eluaja jooksul mitmes kohas käinud massaažis ja seda ka reiside aega, aga vot sellist asja ma pole veel saanud, nii et aitäh sulle, kallis Marianne. Mariana, ma ütlen kogu aeg Marianne millegipärast. et aga tahad Marianne öelda vist? ja Marianna ja Marianne, hea lapsel mitu nime. aga räägi Mhm. nüüd sellist asja, et mida sa siis teed üleüldse teenustest, et kuidas sa inimesi aitad ja kuna see kanal on kuidagi Eesti kanal, eks ju, et numbrite keel, et kuidas sa saad üldse inimesi aidata ka niimoodi, kui keegi nüüd tahaks su poole pöörduda, et kuidas ühenduses olla? et mis kanalid ja millist nõu sa annad ka näiteks online'i kaudu, milline teenus sul online'i kaudu on? et no vot, nüüd selline palju küsimusi, hakka otsast pihta kuskilt. Mhm. No nagu ma ütlesin, inimene on mulle tervik, et kõigepealt kui teha online'is, siis soovikski nagu tausta teada ja millega tegeleb ja mis vaevab, et võib-olla kui ma teda päriselt online'is nagu aidata ei saa, siis ma suunan teda noh edasi, kuidas nüüd eesti keeles on, saan teda edasi suunata, ühesõnaga kuhu on vaja, aga siis kohapeal siin Soomes Kellokoskel teen erinevaid keha nagu töid, et alustades siis traumateraapiaga ja lõpetades, nagu ise ütlesid, et massaažiga. ja kuna ma tunnetan inimest, kuna ma tõesti nagu võtan seda inimest tervikuna tema murega, siis ma oskangi läheneda nii nagu sa ütlesid, just sinna, kuhu on vaja. et kellel istub see valu kaelas ja kellel istub see alaseljas või jalgades, et me oleme kõik erinevad ja erinevad kohad on kehas kinni. et vahest isegi tegelikult inimesele piisab, kui me hakkame rääkima nendest asjadest, sest et ta ei ole saanud rääkida ja ta pole julgenud rääkida ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. et tegelikult kõik minu tegemised leiab kodulehelt ja ma loodan, et sa paned kõik need lingid ja telefoninumbrid ja meiliaadressid, et minuga saab ühendust, mul on koduleht, saab käia, vaadata kodulehel. et mul on üks osa praegult ainult eestikeelne, on paastulaager, aga ja ma vaikselt teen nagu kõike muud ka eestikeelseks, aga lihtsalt sellega läheb aega, et tulevikus ma tahaks, et see kogu koduleht oleks eesti keeles ka loetav, et õnneks meil saab guugeldada, panna Google'isse need sõnad, mida aru ei saa, et saab Google'i tõlkega nagu suuremas pildis aru, millega ma tegelen. ja kodulehel soovitan käia lugemas, sest seal on hästi palju infot. saab juba infot lihtsalt lugedes, et mida võiks teha ja mida võiks muuta. ja olen toitumisterapeut, räägin ka toidust, räägin toidulisanditest, miks on vajalikud, ühesõnaga kõigest. jah. ja ma ütleksin niimoodi, et soovitan vähegi minna koha peale, sellepärast et tal on esiteks hästi armas, noh, Marianal on hästi armas vastuvõturuumikene ja igastahes minu kui naised silmad lõid seal särama, sellepärast et seal on huvitavaid asju. jah, vot niimoodi tasub minna kohale, selles suhtes, et väga huvitav naine on üleüldse Mariana ja temaga rääkimine on väga lihtne ja ta oskab väga hästi täpselt seda oota, mis see nutunuppu vajutada. no mis tegelikult see ei olegi nii hull, et ärge selle peale nagu mõelge, aga tegelikult on see, et Mariana tunnetab väga hästi ja ta ei kasuta seda aega nagu silitamise jaoks kuskilt siit või sealt, aga
ma ei ole tõesti sellist kogemust saanud, nii et suured aitäh. Ja vaadake siis, kui naljakas. Üks asi ka, mis ma ikkagi tahan siin ütelda, on see, et Mariana on nüüd 6 aastat elanud Soomes ja sa oled praktiliselt ju õppinud väga palju soome jah. keeles. Ja kui ma elukaaslasega käisin, kes mul on ka siis soomlane, siis sa rääkisid nii hästi soome keelt, et sul on väga hästi külge jäänud see. Ja kui nüüd Mhm. Mariana vahepeal otsib sõnu, siis ta otsib soomekeelsest sõnaraamatust oma peas, kuidas eestikeelset vastet leida. Sest ma usun, et sa oled kõik, mis on nagu selle keha ja värgiga seotud, sa oled õppinud ju Ja soomekeelsete ma olen sõnadega. ja koolides jah, et seda eesti keeles ma olen vähe nagu õppinud, et rohkem ikka soome keeles ja läinudki Soome kooli õppima, et palju on soomekeelseid tunnistusi, et ei oska jah eesti keeles, et andke mulle andeks, kui nii on. Jaa, aga sellest ei ole midagi. Aga kuule, räägi nüüd palun sellest natukene siis selle 3 päevase paastumise peale, mis sina iseseisvalt kodus tegid. Mitte Mhm, selle jaoks, et seda reklaamida, vaid pigem see, et kui teadlikult, kuidas sa selle leidsid ja see oli ikkagi selles mhm, sinu vähiperioodil või selle mhm, diagnoosi saamise perioodil, eks ju. Ja mhm. siis sealt äkki sujuvalt läheksid selle peale, et sa nüüd oled ise korraldamas siin Soomes seda paastulaagrit, et milline see on kuidagi sinul vist äkki esimest korda, kui sa üldse teed sellist asja, eks ju. Mhm, mhm. Et kõik selliseid asju ka, et vot. Ja no mul oli ju ka alguses juhendatud spaast ikkagi või juhendaja oli, kes oli juba ise seda korduvalt läbi teinud, et üksinda on üldse väga raske, see on väga raske minna, et kui mõtled, et teeks paastu, täna paastuks, see ei ole lihtsalt, et ma hakkan tegema. Seda on esiteks, kui on, me kasutame täna, meil on liigsüsivesikute ületarbimine, et me tarbime meeletul määral süsivesikuid, millest me ise aru ei saa, sest see on meie toit. Me oleme harjunud, me mõtleme, et see on normaalne ja nii peabki. Et tegelikult keha ongi, miks jällegi, kui hormoonide juurde minna, et rääkida insuliini resistentsusest, ülekaalust, siis see on kõik hästi puhtalt toitumise ja pluss meie emotsioonide ja toitumisega seotud, et need on hästi-hästi tugevalt omavahel seotud, aga ja mul oli alguses oli juhendatud paast, et tegin juhendamisel seda ja õppisin ära selle ise nagu tegemise, aga mul ei olnud nagu, ma olin hästi kergel toidul nagu päriselt 9 kuud, et ma ei söönud teadlikult süsivesikuid, mul oli väga rangelt, sest et mulle öeldi, et kui ma nii ei tee, siis ma terveks ei saa. Mm. Ja ma tahtsin terveks saada. Ma tahtsin päriselt nagu paraneda. Et, jah, nii on. Ja kui rääkida siis sellest, mida mina hakkan korraldama, siis tegelikult sellist nüüd kõik see, mis mul seal laagris nagu toimuma hakkab, on siis mul õpitud minu enda keha pealt, et kuidas ma olen oma keha tasandil tulnud sellest haigest kohast täiesti tervesse kohta lõppkokkuvõttes. Et kõik need protseduurid seal paastulaagris on hästi palju kehapraktikat nagu kehatööd, üks-ühele kehatööd. Kuna ma tunnetan inimeste kehasid, siis ma oskan rääkida, kas on lümf kinni. No ma olen õppinud ka, ma olen õppinud siin Soomes massööriks, lümfiterapeudiks ja toitumisterapeudiks, et need on mul Soomes saadud koolitused, et ma oskan inimesele anda häid soovitusi ja teeme kehatööd, teeme erinevaid asju, joogat, noh, seal on saun, siis on tünni nagu vesi ja see on ka teatud õige kraadiga, et see keha lõdvestuks, sinna tünni sisse läheb epsomisool, ühesõnaga seal on nagu kõik, mul on läbi mõeldud, kuidas seda keha võimalikult palju nagu ära lõdvestada selle 7 päeva jooksul, et kui ta läheb nagu oma tavaellu, naaseb oma tavarutiinide juurde, siis ta oskab oma keha kuulata
ta saab sealt nii palju uusi teadmisi sellest laagrist, et ta ei taha enam seda vana kiiret elu, ta õpib selle 7 päevaga nautima, et see 7 päeva ei ole puhas veepaast, me ei tee, me lähme teadlikult sinna paastu, et teadliku toitumisega, et mul on kõik nagu täpselt ära, kui palju keegi midagi saab ja ühesõnaga step by step ja väljatulek on ka teadlikult, et me ei hakka kohe süsivesikuid tarbima, me ei hakka sellepärast, et ma ei taha inimesele mingit šokki tekitada ja ma ei taha ka viia inimest šokki, kui algab veepaast nagu, et me teeme seda nagu kõike, ma seletan kogu aeg inimesele, mis tal toimub, miks tal on näiteks, kui inimesel tuleb, ma seletan talle, miks tal tuleb peavalu, miks tal läheb kõht kinni, ma oskan neid asju kõiki seletada, et miks hakkavad sümptomid, mis hakkab toimuma kehas, et kui inimesel ei ole infot, siis inimene läheb paanikasse, me kõik lähme, kui meil ei ole infot. Miks me nii kergesti võtame, helistame 112, kui meiega midagi juhtub, sest meil ei ole teadmisi. Kui inimene saab selle info, ta saab selle teadmise, mis tema kehas toimub, siis ta rahuneb maha. Et ma teen seda nagu kõik teadlikult ja teen palju läbi oma kogemuse. Et kuna ma olen kõik need asjad läbi kogenud, peavalud, kõhukinnisused, kõhulahtisused, kui tekivad, ühesõnaga kõik häired, mis kehas võivad tekkida, ma oskan need lahti seletada. Et see on see teadlik paastumine, üksinda kodus sa oledki paanikas, mulle ei sobi. Mul on see ja teine ja kolmas sellepärast, et me ei tea kehaprotsesse. Me ei tea, mis tegelikult toimuma hakkab puhastus, kui hakkab puhastus, mis protsessid tööle lähevad puhastuse käigus. Okei, ja see on siis, issand jumal, issand jumal, ma ei tea, miks ma nii ütlen, aga ma vaatan kalendrit praegu. kohe juba 30 märts algab. Ja seda olingi küsimas, mul on see rõngas valgus siin ees, et ei näe. 30 märts juba hakkab, ohoh, et aga registreerida veel jõuab kohti sinna. Jõuab ja kohti on veel, et kui enam registreerida ei saa, siis kohad on lõppenud, et mul on seal piir pandud ja piiriks on 10 inimest, et ma lihtsalt rohkem ei võta, et ma tahan nagu inimestega kehatööd teha, mul on õnneks koostööpartnereid ka, et ma ei ole seal üksinda, sina oled üks nendest koostööpartneritest, et ühesõnaga see inimene saab väga palju teadlikumaks keha tasandil, mis tema sees päriselt toimub. Ta lihtsalt hakkab seda kuulama. Et ma õpetan talle seda ja õpetavad ka teised õpetajad, kes tulevad sinna. Seal on erinevad loengud tervise kohta, räägin hästi palju närvisüsteemist, hormoonidest, unest, rasvhapetest, ma räägin toidulisanditest, iga päev on mingit tegemist, et me ei moluta seal lihtsalt niisama, aga inimene saab väga-väga palju uut teadmist enda kohta ja muidu ka, et kuidas olla terve ja vitaalne. Kõlab uhkelt. Mina olen ka käinud oma elus vist kas äkki 3 korda juhendatud paastumisel ja mulle väga meeldis. Sellest jääb ka peaaegu et sõltuvusse. Ma mäletan, et kui ma ükskord olin ära teinud, siis no seal on ka mingi oma kord, kui tihti neid asju võib teha. Aga mulle väga meeldis, nii et selles suhtes ma väga hindan seda. Et sa seda teed, et ma ei kujuta ette seda juhendamist. Ainukene asi, mis mul on meeles, et ma rääkisin sulle ka seda, et kui ma läksin, vist oli 5-päevane paastumine ja siis võtsin ka hunniku raamatuid kaasa, et no nüüd ma loen, nüüd ma olen täitsa üksinda ilma pereta, kõik, et ja siis oligi vist järgmine päev oli niimoodi, et üldse ei viitsinud lugeda, ei näinudki lugeda, seepärast nii mõnus virvarr oli nagu olla ja siis lihtsalt olin. Ja siis lõpuks oli nii, et ma käisin kuskil poest, ostsin endale üldse sokivarded ja hakkasin sokki kuduma, sellepärast et selleks ei ole vaja vaadata, käed oskavad seda teha ja siis ma kudusin sokke. Et lugeda ei saanud mitte midagi, sellepärast lihtsalt chill oli olla ja noh, et ei jaksa ka, siis rohkem olid pikali seal ja siis olid need mingisugused asjad, mis pidi tegema ja selline kihvt selline spaas oli kuskil, nii et meil olid need spa protseduurid ka, et see kogu aeg mõte nagu mujale. Okei, kuule, aga siis nii palju, kui mina nüüd kursis olen, siis sul hakkab ta nüüd 30. märts, eks ju. Aga sinu jutu järgi sa ütlesid ka, et sa nüüd üritad neid siis teha
rohkem? On sul praegu ka juba ja mingi plaan paigas? Mul on ja seal on kalender, ühesõnaga kuus korra hakkavad need toimuma, et järgmine on siis mais ja sealt edasi juunis ja sealt edasi juulis ja niimoodi läheb. Et korra kuus, jah. Vau. Okei, aga siis selline asi ka veel, peaaegu et viimane küsimus, et see on tegelikult siis mõeldud soome keeles, eks ju. aga kui Ei nüüd ole mõeldud, ei ole. soome keeles, ei ole mõeldud, et kuna ma oskan hästi vabalt rääkida nagu kolme keelt hetkel, et siis ongi nagu vene, eesti, soome, et ootan sinna nagu täiesti võib ka segamini tulla inimesi. Muidugi on hea, kui ma saan ühe grupi teatud inimesi, et siis mul on lihtsalt kergem, ma ei pea nagu tõlkima, sest õudselt nagu raske on lülitada ennast ümber loengute ajal teisele keelele. Mhm. Et nagu sa nägid siin vestluse keskel ka, ma vahepeal nagu mõtlema, et oota, mis see eestikeelne sõna on, et aga jah, Nii ta ja teeb. ei, teretulnud on inimesed kõik, et kui tuleb ka ingliskeelne inimene, kes räägib inglise keelt, saame ehk temaga ka hakkama, et ei ole asjad nii hullud, et see ongi rohkem oma peas kinni, et saabki seda roostes inglise keelt natukene arendada. No vot, hästi. Ehk siis keel ei ole siis nii oluline, et ma mõtlesin seda, et kas sul on See ei kavas. ole takistus. Ei ole Ei, see ei ole takistus. takistus ja mul on tegelikult see info Paastulaagri kohta on täiesti, kui ta läheb koduleheküljele, siis leiab ta eestikeelse, ta saab seal nuppu vajutada Eesti ja tal tuleb ja saab lugeda eesti keeles neid asju. Mm. et, äh, et Okei. saab vaadata. Aga siis selline küsimus veel. Oota, mis küsimus see oli? Ah, et kui nüüd näiteks elukaaslased otsustavad kahekesi tulla, et kas võib mees-naine koos ka tulla? Minu meelest see oleks kõige vingem veel. Aga ma ei tea, kas sa teed niimoodi? No ma olen tegelikult praegu plaaninud nagu naistele, et kui tahavad paarid, siis ma paaridele teen täiesti, ma tahan siis, et oleks kõik ainult paarid, Mm. et mul soovin, ma olen nagu mõelnud kõigele, et kindlasti on nüüd neid, et kui naised tulevad, nad saavad sihukese au-efekti, et nad lähevad, raputavad selle mehe kodus, sa pead minema, sa pead tegema ja et mul on nagu plaan teha meestele ja ma olen mõelnud ka, et kindlasti on neid, kes tahavad paarina tulla, aga ma teen nagu neid siis lihtsalt niimoodi erinevalt, ma ei taha nagu, et oleks nagu sega, et on naised ja mehed koos ja siis noh, see läheb, sest me oleme energeetilised, kui ma nüüd energeetiliselt puhun, siis vabandust, räägin, siis see nagu ei ole toetav. Mhm. Ütleme niimoodi, et ma tahan nagu, et oleks täis chill, et see naine saab täis naudingu sealt ja ta saab olla oma täies potentsiaalis ja ta ei pea häbenema, ta ei pea mõtlema, et niimoodi. Ja Samas kui on see tuleb hea. paarid, on paari energia ja kui tulevad mehed, siis on mehe energia ja mul on meesjuhendaja juba olemas, kui tulevad mehed. Et aga lihtsalt need grupid tuleb siis, kes on huvilised, et need tuleb nagu jaotada mul siis ja leppida kokku, et millal ma teen. Okei, kas sa äkki ütleksid veel meiliaadressi ka, kui keegi nüüd praegu kohe otsustab sulle kirjutada ja ei viitsi sinna kirjeldusse vaadata? mis Ja see see meiliaadress on on? selline nagu hyvinvointiminut@gmail.com, see on raske eesti keeles, aga äkki ikka paned sinna selle info, panen, et panen, siis panen, sealt panen. saab, ühesõnaga Merike paneb kõik info ülesse ja kõik info minu kohta leiab ilusti sealt Ja Merikese kodulehelt või sellesama Youtube'i video, lehelt. sellesama video alt leiate, nii et ärge murdke pead. küsin veel sellist asja, et kas sul on Facebooki leht ka või kas on Facebookis, kuhu saab ka kirjutada sulle, kui keegi tahab Ja kirjutada? Facebookis on selline leht nagu teraapiahoone Minu hyvinvointi, aga võib kirjutada ka Mariana Kaerpõllule, et Facebookis täitsa Mariana Kaerpõld, kui panna otsingusse, siis tuleb välja, et täitsa võib mulle isiklikult ka kirjutada, et ma ei pahanda selle pärast. Et kõik kirjad on teretulnud ja okei. ootan väga.
ma arvan, et ma panengi selle ka sinna, sellepärast et mina olen ise selline tüüp, et mul meeldib kohe niimoodi otse minna, sellepärast et saaks Mhm. kohe kiiresti ja, asjad nagu ja, klaaritud ja ja, valmis. kuule, tead mis, ja. Mariana, et mina väga tänan sind, et minu meelest täna tuli nii palju informatsiooni, ma sain isegi siit nii palju asju veel juurde. ja sa oled vinge naine, et sa oled saanud nii paljudest asjadest üle, elu on raputanud sind päris lahedalt, isegi liiga lahedalt. Ja ma olen väga tänulik selle eest. Sellel hetkel, kui mul need asjad juhtusid, ma ei saanud, mõtlesin nagu, miks mul juhtuvad, no miks mul no, tõsiselt ja iga inimene mõtleb, kui ta midagi juhtub, no miks nii sitasti peab minema nagu. Ja siis sa saad veel ja sa oled juba nii poris ja sa saad ikka veel. Mhm. et ma ütlen nagu noh, võib-olla kõigil ei ole, ei tule nagu sellist kogemust nagu minul, et meil on nagu kingitused ka nagu, et kui me räägime üldse elu, siis osad inimesed ongi õpetajad siin universumis, et teised on lihtsalt kulgejad, osad on õpetajad ja nendele õpetajatele siis ikka antakse niimoodi peksa, et nad ikka õpetada oskaks, oskaks, et oma nagu kogemuste läbi ja ma esinen täiesti puhta, nagu mul ei ole midagi varjata, et ma olen täpselt selline ja räägin oma elust ja oma kogemustest eelkõige. nii Ja peab. siis juba inimesed, siis me oleme tegelikult sarnased. Mis meid erinevateks teeb, on meie tunded, kuskohast me tuleme, meie lapsepõlv. Mm. Et see on erinev, aga kõik süsteemid on meil samad ja süsteem tahab rahu ja puhkust. Ja seda ma pakun paastulaagris, rahu ja puhkust, vaikust, enda nautimist. Et see inimene tuleb ja naudib endaga olemist, sest inimene ei oskagi. Ma mäletan, räägin veel selle koha korraks ära, kui mul esimene niisugune vaikuse rahu hetk tuli, siis peale ja see käis just peale transformatsiooni. Ma läksin ja panin jalad diivani peale, ma sain aru, issand, kui hea. Enne ma üritasin ka, aga kogu aeg peas keegi rääkis. Mariana, sa ei puhka, sa ei tohi, sul on vaja midagi teha, noh, kogu aeg sul käib siin on kogu aeg mingisugune väike ahv, kes sulle nagu paneb ja ütleb, mis sina teed. Mm. aga tegelikult see peaks olema, selle ahvi peaksid välja lülitama, see pead sina olema, kes sinust peab see tulema, ehk sinu südamest. nii, täna ma teen nii, täna ma olen nii, mulle meeldib nii aga meie teeme väljaspoolt, me kuulame väljaspoolt, me vaatame, mõtleme, mis tema mõtles minust. ma võin ausalt öelda, mitte keegi ei mõtle kellestki midagi, et see on meie ego. see ongi meie ego, mis meile räägib kogu aeg ja meie ego takistab meid kohutavalt, paneb meile piiranguid peale, ei lase meil kasvada, ei lase meil õppida, ei lase välja tulla mugavustsoonist. Nagu need on takistavad, et nendest takistustest pead lihtsalt endale ja ütlema. nii et ootan paastulaagrisse no kõiki. vot, palun kommenteerige ka siia, et kes on paastulaagris käinud, mida on näinud, mida on kogenud, kas oled käinud üksi, oled käinud elukaaslasega ja, ja samas see, et issand, mis ma tahtsin veel ütelda, kogemusi jagage, et selliseid, no kuna teema oli sellest, et kuidas saab nendest muredest võitu, kui hakkad iseendaga sinuks saama, ehk siis hakkad iseennast lõpuks kuulama, et võite jagada siin ka kommentaarides, et millised läbielamised teil on, aga jagage just selle võrra, mida te soovite anda või edasi rääkida, et ärge siia väga isiklikke asju kommentaaridesse pange, aga ma olen väga tänulik, kui jagate. Ja samas on see, et kui teil on Marianale konkreetseid küsimusi, et siis ma panen siia video alla siis see kirjeldus ja sinna kontaktid veel ja kes nüüd kuulis, siis ka, et saate Facebookis Mariana Kaerpõld Facebooki siis kohe sinna sõnumisse saata, et tehke seda ja jagage kohe konkreetseid asju, siis rääkige või küsige, et ärge neid siia video alla pange, et siin lihtsalt, kuna see on niivõrd avalik. Aitäh, kallis printsess, mina tänan sind, me jätkame sinuga jutuajamist veel selle paastulaagri osas. aitäh, et tulid ja rääkisid täpselt nii, nagu asjad ongi. see on väga vajalik. aitäh. aitäh, Merike kutsumast. aitäh. tšau teile kõigile, kõigile, kõigile